Beebipalavik. Tere tulemast kuulama Õhtulehe podcasti Beebipalavik. Mina olen saatejuht Katariina Toomemets ja täna on mul külas terviseõde Li, kellega me räägime beebide ja laste allergiatest ja toidualergiatest ja toidutalumatustest. Tere, Li! Tere! Palun alustuseks tutvusta ennast, kes sa oled, millega sa tegeled, kui palju sul endal lapsi on? Mina olen hariduselt õde ja tänaseks olen ka kutsetunnistusega toitumisnõustaja, mis on väga inspireeritud minu lastest siis, keda mul on 2. Mul on 3,5-aastane poeg ja mul ongi siis varsti 1,5-aastane tütar. Ja igapäevaselt olengi siis hetkel küll lapsehoolduspuhkusel, aga esmatasandi tervishoius pigem pereõe rollis ja praegu siis aktiivselt olen ka esmaabikoolitaja, teen ka imikute lisatoiduga alustamise koolitusi ja sinna otsa panen ka siis elustamisvõtted, et võtta seda hirmu maha, et kuidas seda näputoitu tutvustada. Et mul on niisugune lai valdkond, millega ma tegelen, et tervis, ennetus, toitumine on kõik minu niisugused kireteemad, mis mulle väga meeldivad. Kuidas üldse tervishoiualale sattusid? Õeks ma läksin õppima enda ämma inspiratsioonil, et tema on kiirabiõde ja mulle alati väga meeldisid tema lood, mida ta rääkis ja see tundus selline valdkond, mis võiks mulle meeldida, et selline action ja kogu aeg midagi juhtub ja siis ma saan kuidagi aidata ja kasulik olla, et see mulle väga meeldis. Aga täna ma kiirabis ei tööta, ma ei ole kunagi kiirabis töötanud, küll töötasin lastehaigla EMOs ja lastehaigla intensiivravis ja siis juba PERHis intensiivravis, et mulle väga meeldis intensiivravi just. Miks sa siis kiirabisse läinud, kui sa selle nii-öelda kui ideega läksid seda asja õppima? Ma kuidagi sattusin EMOsse, ma läksin abiliseks EMOsse, abiline on siis hooldajast isegi klass allpool, et kui ma läksin sinna abiliseks tööle, siis ma ei olnud veel, ma läksin õppima õeks ja siis ma läksin kohe paralleelselt tööle, et ma saaks näha, mis see elu üldse on. Ja kuidagi, ma ei tea, mulle tundus see haiglas oli mõnusam, et ma ei pea ringi jooksma, ringi sõitma, ei pea kuskidel erinevates keskkondades viibima, kas siis mustad keskkonnad või et mulle meeldis see haigla võib-olla puhas ja kontrollitud keskkond rohkem ja eriti veel intensiivravi, et kus meil olid ikkagi väga-väga rasked haiged ja see, et sa saad olla üks osa sellest meeskonnast, kes siis aitab sellel tervenemise teekonnal kaasa, et minu meelest see on see, mis mind intensiivravi juures paelus, et ma sain seda actionit, ma sain adrenaliini, aga samal ajal ma nägin ka, kui palju meie töö tähendab. Ometi ei ole see enam suures haiglas? See on seotud väga palju sellega, et mul on endal 2 väikest last ja see töökoormus on ikkagi väga-väga suur ja vahetused on pikad, palju öötööd ja ma hetkel tunnen, et väikeste laste kõrvalt see ei ole päris see, mida ma jaksan teha, et väikeste laste kõrvalt ma praegu olen eelistanud olla ettevõtja või siis ongi see, et mul on päevane tööaeg, et ma saan õhtud veeta ikkagi normaalsel ajal kodus olla. Ei pea mõtlema miskil, kuidas lapsele lasteaiast järgi minna, et kõik sellised asjad. Kui vana sa ise oled? Mina olen täna 31. Väga noor naine. Kuidas me räägime sinuga täna beebide allergiatest ja toidutalumutustest, toiduallergiatest, mitte niisama allergiatest. Milline su enda kokkupuude selle teemaga on? Sa ütlesid, et see ikkagi sai alguse sinu enda lastest. See kõik teema jõudis minuni minu esimese lapse sünniga. Tol hetkel ma olin väga kaugel toitumisest, tervist toetavast toitumisest. Ma olin praegusest siin üle 20 kilo suurem. Fookus ei olnud minu enda heaolul, et ma hea meelega aitasin kõiki teisi, aga samal ajal ma võib-olla ei osanud ennast selle kõige juures aidata. Et mul on endal ka toitumisega väga-väga pikka ajalugu. Aga lapsega ma märkasingi, et kui ma sõin mingeid toiduaineid, et talle tekkisid nahalaigud ja ta oli rahutu, esines toidu väljaheidet ja ma ei saanud oma esmatasandi tervishoiust sellist infot või toetust, mis võiks viidata sellele, et lapsel on toiduallergia. Aga ma lõin need seosed ise, et ma sain aru, et okei, ma söön seda toitu ja siis tal on lööve.
ma söön seda toitu ja siis ta on natukene näost paistes või siis tal ketendasid voldivahed, punetasid, haudusid, kõrvatagused, mähkmelööve, väga palju erinevaid kaebuseid ja kui lõpuks siis arst ütles, et tal on atoopiline dermatiit, siis mulle öeldigi, et aga see ei ole seotud toiduga. Ehk siis selline, ma läksin ja ütlesin, mida mina näen, aga samal ajal ma sain vastu võib-olla tühistamist, et see ei ole tõene, et see ei ole nii. No selleks on tänaseks 3 aastat möödas, aga meil on täna nii palju teadusartikleid, mis seostavad, et toit võib soodustada atoopia ägenemist. Jah, atoopiline dermatiit on nii-öelda omaette haigus, on ju, aga toit võib ägestada seda. Ja mina nägin ka, et kui ma ikkagi tegin õiget eliminatsioonidieeti ja ma sain need allergeenid välja, siis ta nahk läks palju paremaks. Me saime mingi hetk ka allergoloogi juurde suunamise ja ma sain sealt mõned head nipid, et just kuidas allergeene tagasi tuua, mida ma ei olnud varem saanud, aga sealt jäigi kõlama, et enamasti lihtsalt ongi sürtek ja hormoonkreemid, sest et ema vaimne tervis. Et me tahame seda hoida, et Soomes tehaksegi nii. Aga samal ajal minu vaimsele tervisele oli palju raskem see, kui ma pean võitlema, et see ju päriselt põhjustab seda, et miks keegi mind ei kuula ja ma päriselt olen valmis proovima läbi enda toitumise aidata ja leevendada tema kaebuseid. Mis siis sai? Lihtsalt jätsidki enda menüüst välja need asjad? Ja kõik sellised dieedid on minu jaoks vaimselt väga rasked, et ma tänasel päevalgi väldin igast mingeid piiravaid väljakutseid või asju, kuna ma olen täna pidanud siis 2 korda tegema väga rangeid eliminatsioonidieete ja juba tegelikult varasemalt ka toiduga on olnud väga keeruline suhe, ehk siis ma ei ole suutnud teha erinevaid dieete. See on minu jaoks olnud kaalu eesmärgil ja see ei ole mind kuidagi toetanud vaimse poole pealt. Aga sel korral oligi, et mu enda lapse tervis, et lihtsalt see, kui sa näed, et sa oled söönud midagi ja siis sa annad talle rinnapiima, sest see on ju parim toit lapsele. Sa tahad ikkagi, enamus meist tahavad imetada, see ei tule kergusega alati, see on väga keeruline ja raske, millest ka väga ei räägita, aga ja ma tegingi seda tema pärast ja kogu minu siis enda muutuse protsess sai alguse minu lapse pärast, armastus tema vastu. Et võib-olla ma ennast sel hetkel ei armastanud nii palju, aga ma armastasin teda ja tema pärast ma olin valmis tegema neid muutuseid. Kas sul oli mõlemal lapsel siis täpselt samad nii-öelda siis asjad, mis tekitasid allergiat või olid need ka erinevad? Sümptomaatika oli erinev, ehk siis kuidas see allergia avaldus, et kui esimesel lapsel esineski atoopilist dermatiiti rohkem, me tegelesime tema põletikuliste nahalaikudega, et need ongi sellised nahalaigud, mis ketendavad, punetavad, võivad isegi mädaseks minna, kui on väga tugev reaktsioon, on ju. Aga tütre puhul oligi see, et esines ikkagi sellist suuremat rahutust, nutmist, oksendamist, et see ei olnud, et natukene viskab üles, vaid oligi selline survega välja viskamine. Ja mis oli kõige siis nii-öelda suurem murekoht, oli verine väljaheide, limane väga, vahutav, roheline ja kehv kaalu iive. Ja mu tütar on täna 1,3, 1,5 põhimõtteliselt, et ehk siis see on kõik minu jaoks väga-väga värske ja ma tegelikult väga ka kartsin seda nüüd teist last oodates, enne kui ta sündis, et ma pean uuesti sellega tegelema. Aga ma ei oodanud, et ma pean sellega hakkama nagu järgmine tase tegelema, et veel raskemaks. Aga kas need asjad, mis tekitavad, on samad? Mitte päris, et kui poja puhul oli ka hästi palju erinevaid köögivilju. Ma olin tõesti, nii palju ma sain pojalt, et juba teadsin, mis on need nii-öelda levinumad. Et kui me mõtleme, siis on mingid asjad on levinumad, näiteks lehmapiim, muna, nisu, teraviljad on ka selline keeruline teema, kala, pähklid, see list on väga-väga pikk. Ja tütre puhul ma teadsin ka, et piim on ju kindlasti, muna. Aga siis tuli jällegi, et nagu ei taha minna paremaks, et mingid asjad on veel. Välistasin pähklid, seemned ja siis ka avokaado lõpuks, et sain aru, et okei, et avokaado on vist see. Ja jällegi, et me välistame need,
aga on mingid teatud turvalisemad toiduained, et jällegi see on nii, siin ei ole ühtset lahendust kõigile, et kõik ei reageeri nendele kõikidele asjadele, mida ma just nimetasin, et tõesti enam levinumad on meil piim ja muna. Minu mõlema lapse puhul ei sobinud ka punane liha, et reageerisid ka sellele, veiseliha, sealiha. Kaunviljad olid siuksed kahtlasemad ka, et see list on tõesti väga-väga pikk. Ja just tulebki nagu iga lapse individuaalselt seda hinnata, et millele ta ka reageerib. Ja kui me räägime just puu- ja köögiviljadest, marjadest, siis väga huvitav oli see, et kultuurmustikale minu poeg reageeris, just külmutatud kultuurmustikad, tavalisele mustikale ei reageerinud. Et metsast korjad, siis oli kõik okei. Just. Ja kui me räägime, hästi palju öeldakse, et ära söö maasikaid, see tekitab allergiaid. Minu meelest võib-olla maasikate puhul on see, et nad on tavaliselt väga pestitsiite täis, et on väga ära pritsitud ja võib-olla ei ole asi maasikas, vaid on selles pestitsiidis. Ja siin on sama koht selle teraviljaga, et võib-olla see teravili ise ei tekitaks seda reaktsiooni, aga võib-olla see on ära pritsitud ja siis laps reageerib selle pestitsiidile. Kas siis see võib olla täpselt sama asi selle kultuurmustika versus tavalise mustikaga? Võib-olla küll. Et metsast korjatakse ju puhta, aga kultuur tuleb kuskilt võib-olla mujalt, eks ju. No mida sa sõid siis üldse? Kui sa mitte midagi, see kõik, mis sa siin ette lugesid, on suhteliselt enam-vähem kõik. Ja seepärast see on nii keeruline valdkond ja ma imestan, miks me Eestis ei räägi sellest, sest et meil on emad, kes tahavad imetada, aga neile antakse siis piimasegu, et palun, see on ainuke variant. See ei ole ainuke variant. Ja oma tütre peal ma tõesti mingi hetk ma olin vaimselt nii väsinud sellest dieedist, et me katsetasime 2 päeva hüpoallergeenset segu ja tal oli ikka verine väljaheide, ehk siis see ei olnud lahendus. Aga paljud lähevad seda teed, sest nad ei oska muud moodi ja keegi ei toeta neid. Mida ma sõin? Suvikõrvits oli selline väga hea alternatiiv, ohtralt kookoskreemi, kookosjogurteid asju, et me mõtleme, kui me peame sellist ranget dieeti, siis siin on oluline see, et ema saab kõik toitained, et ta saab selle energiavajaduse, sest et imetamine ise on väga energiakulukas töö, me vajame piisavalt energiat ja me tahame, et ema saaks piisavalt süüa. Kookoskreem on ju rasvad sellised, oliiviõli, et minu pojale see ei sobinud, tütrele sobis, et siin tuleb ka seda vaadata, katsetada. On sellised rasvasemad asjad, mis me veel, kana sõin väga-väga palju, et oluline on piisav valgutarbimine, et see võib meil kõhu täis, meie lihased, juuksed, kõik asjad on ju, kui me räägime toitainetest, et seda kõike tahaks saada. Sõingi väga palju linnuliha, et kas siis vahepeal vahetasin kalkunit, parti, proovisin ka hirveliha paar korda, et see oli okei, et siuke ulukiliha katsetasin, et tulebki leida siuksed, mis võiksid, ma räägin, paljudel ei ole nagu see nii range, et enamustel ongi mingi piim ja muna, ja siis juba on okei. No kuidas, millal sa siis otsustasid toitumisnõustajaks õppida, et kui kõik see kadalipp oli läbitud, siis mõtlesid, et vaataks sinna suunda või olid sa seda juba enne õppinud või nii-öelda kompinud seda ala? Kui mu poeg oli umbes pooleaastane, siis see hetk oli see, kus ma sukeldusin teadusartiklitesse, kus ma hakkasin ise palju uurima toitumise kohta, meie soolestiku kohta, miks meil üldse allergiad tekivad. Ma ei saanud aru, mida ma valesti olin teinud. Et ikka tuleb see enese süüdistamise pool, et mida ma oleks saanud teha paremini. Ja siis ma hakkasin erinema mingid online kursuseid läbima, hakkasin raamatuid lugema ja selle teekonnal võtsin ka ise 25 kilogrammi alla. Tundsin, et et okei, et vanasti ma olin vaadanud toitumisse, et ma pean mingi teatud arv kilokaloreid sööma, siis ma kehaga langeb, aga kuna minu jaoks on need asjad väga-väga keerulised ja rasked, siis ma tundsin, et ma ei saa seda teha terve elu. Et nagu see ei ole loogiline, me käime köögikaal kõik käes ja siis peame oma mingi kilokaloreid ja ampse lugema, et kuidas see käib nii. Ja ma leidsingi, et väga palju on seotud meie veresuhkruga, väga palju on seotud meie soolestikuga. Allergia poole pealt ma sukeldusingi siis soolestiku teemadesse, et kuidas seda toetada, et allergiate nii-öelda riskifaktorid on väga palju erinevaid asju, et üks osa on tõesti meie soolestik, aga on keskkond, geneetika, et ei saa öelda, mis see üks asi siis põhjustas, on ju eelsoodumused kindlasti,
et aga siis ma otsustasin minna ka, kui mu poeg oli siis 1,5-aastane umbes, siis ma otsustasin minna Rahvatervise Akadeemiasse, et ma päriselt läbin toitumisnõustaja õppe, sest ma tundsin, et okei, need online kursused, asjad on toredad küll, aga need võib-olla ei vasta meie Eesti standarditele, et ma tahan ikkagi olla, ma olen hariduselt õde, et ma siis ikkagi soovin, et mu teadmised oleks tõenduspõhised, kontrollitud, ehk siis sellepärast ma läksin Eestis siin õppima päriselt toitumisnõustajaks ja taotlesin ka nüüd jaanuaris endale kutse, et ma saaksin et jällegi rohkem inimesi toetada, et see annab jälle selle eelise. Millest siis toiduallergiad tekivad või miks? Mis need põhjused on? Kui me vaid teaks, eks ole. Et jällegi, mis seal on? Geneetiline eelsoodumus, mis on keskkond. Me oleme väga-väga puhtad tänapäeval. Et kui me mõtleme selle mikrobiomi enda soolestiku tervise peale, bakterite mitmekesisuse peale ja haiglas töötades intensiivravis, et siis peab olemegi kõik väga-väga puhas, me kasutame väga palju antiseptilisi vahendeid, me kõik mikroobid tahame ära tappa, eks ole. Ja COVID ajal samamoodi, kõik kasutasime ilusti naha antiseptikat, et väga hästi aitab meil hoiduda haigustekitajatest. Aga ometi on allergiad. Just, et me olemegi oma keskkonna teinud nii puhtaks, et võib-olla siis meie immuunsüsteemil ei ole muuga võidelda enam, kui et iseendaga siis on ju. Et seal läheb ju see, et see on tegelikult nii lai teema, miks meil on autoimmuunhaiguseid, miks meil on üldse mingid X asju, et siin ei ole ühtset vastust, mida mina vähemalt täna tean, et see on selline keeruline teema, et mida me saame teha, ongi mitmekesistada enda soolestiku bakterite hulka, vähendada oma stressi, eks ole, vana hea. Et hapendatud toidud, väldime antibiootikumravi, väldime tubakasuitsu, väldime keskkonna saasteaineid, mürke, eks ole. Eelistatult siis elame looduses, mängime seal mullas vahepeal, eks ole. Meie toit võiks üldse mahe olla ja kõik sellised asjad, aga see ikka ei garanteeri, et inimesel ei teki allergiaid. Kas allergiad on nii-öelda päritavad, et kui minul on näiteks kalaallergia, siis see on kindlasti ka mu lapsel? Ei ole nii, et võib olla geneetiline eelsoodumus, aga see ei tähenda seda, et lapsel just esineb sama allergia, mis siis vanemal esineb. Et kui me räägime koorikloomadest, siis need on enamasti tekivad mitte imikueas, et need võivad tekkida kas siis koolieas, täiskasvanuna, ka pähkliallergiad, et meil on erinevad, et kui me räägime siin toiduallergiat, toidutalumatused, eks ole, et siis need on ka täiesti erinevad asjad, et isegi toidutalumatus on ensüümipuudus, et kui me räägime siin laktoositalumatusest näiteks, siis inimesel lihtsalt ei ole seda ensüümi, et mis siis selle laktoosiga hakkama saaks, et aga tegelikult, kui me räägime nendest imikute kaebustest, siis need tegelikult on ikkagi allergiad, aga need lihtsalt on see, et kas meil on IgE vahendatud allergia või meil on mitte IgE vahendatud allergia. Mis see tähendab? See tähendab seda, et kumba teed pidi siis see immuunsüsteem reageerib, et IgE vahendatud allergia, me saame näiteks teha nahatorkedeste, me saame vereanalüüse määrata, et siis me saame seda immunoglobiin E-d määrata seal, mida tavaliselt allergoloogid teevad. Mida me ei saa täna analüüsida, ongi need mitte IgE vahendatud allergiad. Ja siin lähebki see asi keeruliseks. Et mis see sümptomaatika on nii erinev, eks ole, kas siis on seda refluksi koolikud, me ütleme, et see on normaalne, et lapsed nutavad, ma ei tea, kui täiskasvanud inimene lihtsalt nutab tunde päevas, siis me ei peaks seda normaalseks, aga millegipärast me arvame, et see on okei, et imikud nutavad nii palju. Jällegi see verine väljaheide, kakamuutused, seal on nii palju unehäired, ongi need nahareaktsioonid, et need on need mitte IgE, need on viitega. Ja siin ongi see, mis seda keeruliseks teeb, on see, et nad võivad avalduda kuni 72 tundi peale siis selle allergeeni manustamist, olenevad siis sellest, kus kaudu see reaktsioon toimub või kus piirkonnas siis kehas. Et ka siis ülemises seedetraktis, alumises seedetraktis ja ühes välismaa, ma ei mäleta, kes see inimene oli, kes seda rääkis, et aga mulle, et just see ATH sümptomid võivad ka olla seotud toiduallergiatega. Et kui me mõtleme, et see et allergiline reaktsioon, siis on põletik kehas, aga lihtsalt, et siis tekib põletik ajupiirkonnas ja see võib ka anda seda sümptomaatikat. Et see oli minu jaoks huvitav taipamine, et tõesti ma ju näen enda laste pealt ka, et võib esineda sellist ka teistsugust käitumist. Mis siis on allergia ja talumatuse vahe? Ongi see, et ühel on see ensüüm. Toidutalumatus ei ole enamasti eluohtlik,
Ja siin on ka see, et palju see inimene talub, on ju, et toidu talumatuse puhul ta on pigem seedetrakt, kus see talumatus siis on. Ja allergia ongi see, et kas ta siis on samamoodi, et kus kohas ta reageerib, aga allergia puhul just kui ta on ka IG vahendatud, siis see reaktsioon on kiirem. Et enamasti, mida me kõik, paljud teavad, et näiteks õietolmu allergiat, et mina ise olen õietolmule allergiline ja siis, kui minu keha kevadel seda liiga palju õietolmu saab, siis ongi see vesine nina, silmad, eks ole, võivad mingid punnid tekkida ja võib-olla samal ajal põnev on ka see, et nüüd on hakanud tekkima ka toiduallergiaid, ehk siis mul ei ole toidule iseenesest allergiat, et kui ma tegin veretesti, siis mulle pähklitele allergiat näiteks ei ole, aga kui see õietolmu hooaeg näiteks on, isegi kui ma seda ei taju, muud kaebuseid ei ole ja ma söön mingi suuremas kogus pähkleid, siis mul tekib ikkagi see reaktsioon, kuigi pähklile endale mul allergiat ei ole. Ehk siis mu keha võtab selle õietolmu valgu ja ta arvab, et see on seesama tolmuline, ehk siis need valgud on väga-väga sarnased. Et sellepärast tekib ka õietolmu allergikute ristallergiaid toidule. Seda ristallergiate asja ma olen kunagi, ma käisin ka ise tegemas mingit allergiatesti kroonilise nohuga ja siis ka ma väga üllatusin, kui seal oli umbes, et ma ütlen suvaliselt, sest ma ei mäleta, kuidas õige oli, eks ju, et kui oled õuna vastu allergiline, siis umbes samal ajal oled ka, ma ei tea, kurgi vastu, et tundub täiesti arusaamatu, et kuidas need kaks asja omavahel seotud on, aga ju siis on. Sama on ka lateksi ja kartuliga näiteks, et kui sa oled lateksi vastu allergiline, et siis sa võid kartuli reageerida. Et see on tõesti, et ongi see valguosakesed lihtsalt on samasugused ja siis meie keha ei saa aru, et kummaga tegemist on ja reageerib mõlemale. No kuidas siis allergia ja talumatustega toimetada, et võid ju küll need asjad, eks ju, välja jätta menüüst, aga samas, kui mul on ikkagi punnid, mingid laigud, ma ei tea, ma paistetan, siis ma tahaks ju sellele kohe ka saada mingit seda, et see võtaks selle mul kohe ära, eks ju, mingi võib-olla paistetus läheb kiiremini, aga need laigud ei pruugi, eks ju, sügelevad kratsid puruks ja midagi sellist, et kuidas nendega siis tegutseda? Kui meil on ikkagi aktiivne reaktsioon, nagu sa tõid välja, see lööve, mingid nahasügelused asjad, siis me tahame ravimit võtta, et see aitab selle lööbe maha võtta, eks me võtame siis käsimüügis, kas meil on retseptiravim välja kirjutatud, see kõik läheb meie siis arstide poole peale, kes siis väljastavad neid ravimeid või siis annavad soovitusi, kuidas mida võtta. Et seda saab kindlasti teha ja seda reaktsiooni me tegelikult tahamegi maha võtta, eriti kui meil on mingi atoopiline reaktsioon, siis me tahame seda nahka ikkagi korras hoida, et see jägeneks. Aga jällegi, see ei ole kõigil nii, kõigil toit tõesti ei põhjusta seda reaktsiooni, et tekib mingi nahalööve, aga me saame proovida katsetada, kui me võtame mingid suurema riskiga toiduained välja, kas see muudab midagi. Kõigil ei pruugi muuta, aga mõnel see võib toimida. Ja võib-olla mida oluline on ka siin öelda on see, et meil räägitakse, et sa pead mingi nädalateks, ma ei tea, 6 nädalat tegema piimavaba dieeti ja siis me saame alles aru. No tegelikult see ei ole nii, et see imendumine, olenevalt siis missugune see toiduaine on, maapähkel võib 15 minutiga jõuda rinnapiima, tavaliselt 3-4 tunniga jõuavad allergenid rinnapiima, eks ole. Ja samal ajal nad lähevad ka meie kehast ära kuskil 24 tunniga, nii et need ei ole enam meie kehas. Ehk siis need eliminatsiooniteedid ei pea olema nädalate pikkused. Me saame tegelikult juba paari päevaga aru. Olenevad siis sellest, kus piirikonnas see kaevus on, et tõesti, kui meil on verine väljaheide, siis see vajab soolestikus aega paranemiseks. Et kui me mõtleme, miks see veritseb, ongi see, et soolestikus on haav ju. See vajab aega paranemiseks. Et siis sellisel juhul me tõesti võib-olla tahame mingi 4 päevast dieeti teha, et vaadata, kas need sümptomaatikad lähevad paremaks. Tavaliselt 48 tundi sellised pikaajaliste, krooniliste reaktsioonide puhul. Millal sa ütlesid enne, et mõned allergiad võivad avalduda ka, ma ei tea, täiskasvanu eas või lapsel hiljem? Millal üldiselt need välja tulevad? Ikka kas kohe nagu beebina või ikkagi sa kunagi ei tea? No mida ma siin võib-olla juurde veel toon on see, et see, kui imiku eas on allergiat, see ei tähenda seda, et need on elukestvad. Et tavaliselt ikkagi hea uudis on see, et enamustel esimeseks eluaastaks need kaovad ära, et nad saavad süüa muna ja piimatooteid näiteks ja teisi toiduaineid ka. Mis võib juhtuda, mis on näiteks minu poja puhul, on see, et
ta sai nendest nii-öelda toiduallergiatest lahti, et võib süüa mingeid asju küll tõesti, et õun näiteks, kui sõi rohkem, siis hakkas kohe kaebusid tekitama. Noh, siin saab jälle kuumtöötled, näiteks saad vähendada seda allergeensust, aga järsku tekkis nüüd kevadel esmakordselt õietolmuallergia. Et siin ongi see, et kas on IG vahendatud allergia või mitte IG vahendatud allergia. Et kui meil on juba imiku ja IG vahendatud allergia, siis võib tõesti juhtuda, et ta hilisemas eas hakkab millelegi muule veel reageerima. Kuidas siis, sa juba tõid küll välja mõned sellised, ütleme, väga hästi arusaadavad viisid, kuidas need allergiad välja löövad. Näiteks ma tunnistan ausalt, et refluks või selline, ma ei tea, limane või verine väljaheide, ma ei tuleks selle peale, et see allergia on. Et ma ei tea, lastega ikka öeldakse, et neid juhtub ja tuleb muidugi arsti juurde minna, aga jah, kuidagi ma ei võtaks seda, et see on nagu allergiast tingitud, et millised veel võib-olla mõned sellised asjad on, mis võib-olla kohe nagu, päriselt, kui keegi ütleb mul allergia, siis mina kohe esimesena mõtlengi selle peale, et see on tõesti mingi lööve või ma ei tea, pisarad jooksevad või nohu, eks ju, või mingi selline, ma ei tea, kurk läheb pasti, eks ju. Et millised veel sellised sümptomid on, mis võib-olla sa kohe ei pruugigi mõelda, et see on allergia? No siin ma tahan rõhutada, et see, kui see juhtub ühekordselt, et mul tekib ühekordselt mingi lööve, ühekordselt kaka vahutav või sellised, see ei ole allergia. See peab ikkagi olema korduvalt, pidevalt. Et iga kord, kui sa sööd näiteks seda X asja, siis tekib see reaktsioon. Et see on võib-olla oluline. Aga seal taga võib alati ka muid asju olla, kui me räägime nahalööbest, et banaan näiteks võib tekitada niisugust kontaktlöövet, et suu ümbruses tekivad punnid, on ju. Mingi materjal, riie võib tekitada löövet, et see ei tähenda seda, et meil on kohe toiduallergiad. Ja samal ajal, tõesti võibki olla see, et laps sõi üle ja siis tal viskab seda toitu välja, on ju. Või siis kogemata, ma ei tea, oled liiga aktiivne oma beebiga peale söömist, on ju, siis viskab välja. Et sellised tegurid kõik välistada ja sellisel juhul tõesti esmane kontakt on alati meie perearst, kellega me suhtleme sel teemal. Aga miks ma võib-olla tahan sellest rohkem rääkida, on ka see, et meie arstide võib-olla see nõuanded eliminatsiooni dieedi puhul on veidi iganenud, et öeldakse, et väldi lihtsalt piimatooteid ja siis ei ole ainult piimatooted, eks ole, ja öeldakse, et ära siis lihtsalt söö mingit piima, ära söö mingit kohupiima ja selliseid asju. Ja ma olen ise ühel koolitusel, kus see nii-öelda jutuks tuli, olen küsinud, et kas ma siis pean ainult piimatooted vältima või ma pean vältima kõiki toiduained, mis sisaldavad piima. Ehk siis see tähendab seda, et kõik valmistoid samamoodi, et kui me loeme tegelikult enda toiduainete pakendeid, siis me näeme, et väga palju pannakse igale poole piima. Seal koolitusel öeldi, et ei, sa pead vältima ainult piimatooteid. Konkreetselt piima, eks ju? Just. Piimjuust, kohupiim. Aga see ei vasta tõele. Sa pead vältima ikkagi kõiki piima sisaldavaid toiduaineid. No see on umbes sama, et kui teed mingit väljakutset, et ma olen 6 aega suhkruvaba, eks ju, mis sa siis ei söö šokolaadi, ei söö kommi, eks ju, aga lähed siis poodi, võtad valmis mingi salati, ma ei tea, kapsaporgandi salat ja siis sööd seda, mõtled, nii tore, ma ei söö suhkrut, aga tegelikult kui pärast vaatad seda koostisosade nimekirja, siis vaatad, kui palju seal tegelikult on suhkrut sees, eks ju, et sellistel juhtudel sa pead ikkagi käima näpuga järge ajama nendes koostisosades. Just. Ja mida veel siia juurde lisada toiduallergia puhul, et kas see avaldub või mitte, et iga kord ei pruugi tekkida reaktsiooni, et isegi kui lapsel on allergia, siis iga kord ei pruugi tekkida reaktsiooni, see on jälle sõltuvuses selle, kui palju sa näiteks imetama emana siis oled seda allergeni söönud, mis kogus see oli, mida sa tegid peale seda, et kas sa istusid rahulikult, kas sa jõid sinna peale kohvi, on ju, et see kõik soodustab soolestiku läbilaskvust, seda kiirust, kui palju sa oled näiteks vett joonud, et see mõjutab ka samamoodi, kui kiiresti toit meie seedekulglas liigub, et kõik sellised asjad mõjutavad ja see on ka võib-olla faktor, mis mängib rolli, miks me alati ei saa aru, kas tegemist on toiduallergiaga või mitte. See tundub mulle isiklikult jälle selline, et okei, kui ma näen, et lapsel on mingid sümptomid ja võib-olla kuidagi panen kokku, et okei, võib-olla need 3 korda ma olen söönud neid samu asju, aga seal juures, ütleme, et näiteks 3 korda ma olen söönud mustikaid ja maasikaid ja siis iga kord on tulnud ja siis ma hakkan nüüd mõtlema, et nii, milline see oli või võtame üldse mingi puuviljasalat, võib-olla seal on 5 asja sees, eks ju, olen 3 korda seda söönud, iga kord tuleb. Kas ma siis peaksin hakkama ühe kaupa neid asju välja jätma? Või ütleme nii, et
ma nüüd kõiki neid 5 puuvilja ei söö ja proovin mingite teistega, et kui ma hakkan välistama neid asju. No siin ma jällegi tahaks ideaalis, et meil oleks täna koht Eestis, kuhu imetav ema saab pöörduda, et seal oleks päriselt spetsialist, kes vaatab üle selle toidupäeviku ja ütleb, et mis need kõige enam levinumad on, millega vajadusel asendada, et ema ei jääks nälga ja vajadusel siis ta määrabki ära, kui range eliminatsioonidieedi me teeme, et kas me teeme täieliku välistamise, kas me teeme osalise, kas me hakkame ükshaaval asju ära võtma, et täielik välistamine on kõige kiirem meetod, eks ole, aga see on väga range ja see on väga-väga raske vaimselt. Ja siis sa ju, kui sa kõik asjad ära jätad, siis sa tegelikult ju lõpuks põhimõtteliselt ei teagi ka, mida sa võid süüa, et kui sa kõik need 5 ära jätad, võib-olla tegelikult 3 neist sa võid, eks ju, süüa. Ja enamasti, mida siis emad teevad, on vana hea tatradieet või mingi riisidieet ja tihtipeale kahjuks kurbusega selgub, et seesama tatar või riis oli hoopis süüdlane. Et mina ise sõin ka mingi tatrahelbeid, ma mäletan, ja mu pojal tekkis sellest reaktsioon, et siin on jälle see, et see oli töödeldud tatar, seal võis olla ristreaktsioon näiteks gluteeniga, nisuga, millega iganes, et see ei ole ju eraldi kuidagi töödeldud ja jälle, kas on tegemist pestitsiidiga või on tegemist selle tatra endaga, et sellepärast minu meelest on nii oluline, et me räägime sellest, et meie spetsialistid on rohkem sellest teadlikud, et me õpime, et mina nüüd oma teise lapse ajal ise läbisin USA Free to Feed koolituse, mis oligi mõeldud professionaalidele, sest et Eestis ma ei saanud seda toetust. Mulle korduvalt toodi välja, et lapse kaaluiive on väike. Mult küsiti otse, et kas sul ikka piima jagub. Ma olin see oli mu teine laps õnneks ja ma olin edukalt imetanud ka oma esimest last ja nüüd ka teist last, ehk siis ma olin nii enesekindel teise emana küll, et ma olin mingi, muidugi mul jagub piima, et asi ei ole selles. Aga kui oleks esmaema seal, kellele küsitakse, et kas sul ikka piima on, siis sa võib-olla ei teagi. Ja siis sa mõtledki, et sa pead loobuma imetamisest, sest su laps ei võta juurde. Aga tegelikult taustal on see, et tal on toiduallergia ja lihtsalt toitained imendu, ta ei saa kätte seda energiat, seepärast ta kaal ongi madalam võib-olla. Ja jällegi ka inimeste eripärad, me oleme ka erinevates pikkustes, erinevates kaaludes, võib-olla see on ka normaalne, et me kõik ei, ma ei tea, mu esimene laps oli väga süke, võttis väga kiiresti juurde, oligi süke ümmargune pallike, tütar seest on teissugune, aga see ei tähenda seda, et kohe midagi valesti. Mu peaaegu 4. poeg on minu arust viimast 2 aastat samas kaalus olnud, nii et. Aga imetamisnõustajad on tegelikult öelnud ju, et sina ütled, et mida ema sööb, see kohe lapsel annab tunda. Ma olen kuulnud imetamisnõustajaid, kes ütlevad, et tegelikult ei ole ema toit absoluutselt seotud sellega, mis lapse sees toimub, ei allergiatega, gaasidega, et tegelikult ema võib süüa, mida tahab, aga last see kuidagi ei mõjuta. Mis see õige siis on? No. Et ühelt poolt nagu öeldakse, et on, aga teiselt poolt öeldakse, et ei ole ja siis on see värske lapsevanem, võib-olla kelle veebi karjubki, ma ei tea kui kaua ja siis öeldakse, ei vahet pole, söö ükskõik mis tahad, ja tegelikult tal ei ole nagu midagi, et see ongi normaalne. Keda ma uskuma pean siis? See ongi. Ämmaemandad võivad sulle samamoodi rääkida täiesti erinevat juttu ja sina pead leidma selle kuldse kesktee. Ma ütlesin lihtsalt igaks üks, et ma ütlesin imetamisnõustaja praegu seepärast, et mul tuli lihtsalt kuskilt mingisugune, mingi üks pealkiri umbes meelde, et see, seda ütlevad ka kindlasti ju arstid ja kõik teised, et ma ei taha siin imetamisnõustajatele konkreetselt praegu liiga teha. See käib igasse valdkonda. Minu meelest iga valdkonna spetsialistid, ükskõik keda sa võtad, iga üks võib sul rääkida erinevat juttu ja siis sina pead leidma selle, mis see päriselt siis tõsi seal on, peadki leidma selle, mis sulle sobib, et ikkagi toiduvalgud imenduvad rinnapiima ja miks ma selle Free to Feedi võib-olla välja tõin, on ka see, et seal on imeline naine taga, kes tema on loonud selle ettevõtte just selle mõttega, sest et ta oli see enda valupunkt, samamoodi 2 toiduallergiatega last ja samal ajal ka see haridus taga, nii et ta praegu tegeleb testide välja loomisega, kus me saame rinnapiima testida ja näha, mis allergeen seal sees on. Ehk siis me saame päriselt testida, kas see toiduvalgu osa on siis rinnapiimas olemas. Et me reageerime ju selle toiduvalgule. Me ei saa öelda, et see toit ei imenduks meil rinnapiima. Et kuidas meie lapsed siis, kuidas me tutvustame siis neid toidu maailmaga.
et nad just saavad läbi meie, see rinnapiima maitse muutub. Kuidas see siis muutub, kui see ei imendu rinnapiima? Et samasti tegelikult ju, kui asjad ei imenduks meil rinnapiimas, siis me võiksime ka juua veini ja samal ajal last imetada, eks, et kuidas siis nagu toit ei imendu, aga siis näiteks alkohol imendub. Just nii, väga hea tähelepanek. Et palun ärge tarbige alkoholi ei rasedusega imetamise ajal. Lihtsalt jälle just 10 minutit tagasi nägin mingit pealkirja sel teemal, et üks klaas veini isegi, see oli küll rasedusega seotud, aga noh, ikkagi enam-vähem nagu samasse teemasse. Ja raseduse ajal, kui me mõtleme, siis meil on tegelikult platsenta on vahel, eks ole, et aga imetamise ajal meil ei ole seda vahel. Et jälle üks oluline tähelepanek, et ikkagi kui sa näed, et laps reageerib mingitele asjadele, siis toiduvalgu osakesed jõuavad ka rinnapiima. Aga jah, see nagu värske emana, see tundubki nii nagu keeruline, et kuidas ja mida ma siis hakkan välistama, et võib-olla söödki tõesti kogu aeg erinevaid asju ja kohe ei tule meelde ja tead, ma sööd magamata ja kõik emad teavad, mis selle maambreiniga juhtub pärast sünnitust on ja et kas siis tasukski hakata nii, et kui ma näen juba esimesel hetkel, et lapsel midagi on, panen kohe kuhugi kirja, et mida ma sõin. Lihtsalt, et võib-olla tal ei olegi selle vastu talumatust ega allergiat, aga siis mul on lihtsalt mingi märge kuskil maas. Ja kui jälle juhtub, vaatan jälle, okei, ei ole samad asjad, jääb jälle seisma kuhugi see märge. Jah, see kas siis toidupiltide tegemine või toidupäeviku tegemine on väga hea viis, et aru saada, kas esineb reaktsiooni, kas seal tuleb mingi muster välja, kas mingi toiduaine pidevalt kordub. Et see on väga hea viis, kuidas aru saada ja võib-olla ka kellaajaliselt välja kirjutada endale, et okei, see kell ma sain selle hommikusöögi ära on ju, ja näiteks 3 tundi hiljem beebi on väga nutune, karjub, sipleb kõhuga, võib-olla jalgadega seal siputab, et siis sa hakkad selliseid seoseid nägema. Ja ma räägin, jälle nii keeruline, aga kui me üles ei märgi neid asju, siis läheb meelest ära. Et sa mõtled küll, et ma ju mäletan, mis ma sõin on ju, tegelikult ei mäleta, see läheb meelest ära. Ja see esimene eluaasta on väga-väga keeruline, eriti kui oled esmavanem, eks ole, et me mõtleme küll, me käime kuskil loengutes ja ma ei tea, teeme mingid joogasid asju, aga tegelikult keegi ei valmista meid selleks ette. Mis pärast tuleb. Just. Kõik valmistatakse sind ette selle hetkeni, kuni see laps põhimõtteliselt sinu seest väljas on ja siis on kõik. Just, sa oled oma ette ja sa ei saa hakkama. Et me mulut valmistume sünnituseks, aga tegelikult nagu pärast on see, mis minu jaoks on nagu keeruline ja eriti kui on mingid tervisekaebused ja kui sa ei saa seda koostööd võib-olla spetsialistide poolt või siis ongi seda tühistamist. Ja kuna ma ise ikkagi väga palju, ma olen sotsiaalmeedias ja ma olen enda kogemusi jaganud, siis lapsevanemad kirjutavad mulle, emad kirjutavad mulle. Mul on reaalselt ema nutnud voice'i, et arst ei kuula teda, ta ei tea, mida teha, et liiga sa saab mind aidata. Ja sellistel juhtudel tahad aidata loomulikult, vaatamegi koos üle, tema puhul me isegi nägime, et seal ei ole vaja nii piiravat dieeti teha ja saingi öelda, et see on näiteks normaalne, et nii peabki olema, et ka selliseid asju välja tuua, et alati me ei pea dieeti pidama, mõnikord on võib-olla see, et ühe korra on olnud mingi kahtlane reaktsioon, et oligi võib-olla lima rohkem või oli kakaroheline, et jällegi seal võib 100 erinevat asja mõjutada seda. Et aga siis sain tol korral vähemalt tuua selle hirmu ära, et seal ei ole allergiat taga, et see on normaalne kõik ja proovime nüüd vaikselt tuua neid toiduaineid tagasi sisse. Aga millegipärast meil ei ole praegu päriselt spetsialiste, kes toetaks neid emasid, ei ole kohta, kuhu pöörduda. Nii et ma ei tea, minu väike salaunistus on see, et meil kunagi oleks see kliinik, kuhu lapsevanem saab minna, sest et esimene eluaasta on väga keeruline ja vanemad vajavad seda toetust. Sa oled praegu lapsepuhkusel ja lapsepuhkuse ajast siis nõustad vaikselt ka teisi emasid? Ja ma hakkasin suht kiiresti. Kas sa teed seda tasuta? See on minu töö. See on minu töö. No, ma mõtlen, vaata Instagramis on ju alati niimoodi, et ikkagi ükskõik milline võib-olla tervishoiutöötaja kas või, et ma jagan siin mingeid asju ja lõpuks istud ja vastad nendele sõnumitele hommikust õhtuni, et sa ikkagi teed seda oma vabast ajast on ju ja keegi sulle nagu selle eest raha ei maksa. No alustasin, kui ma sotsiaalmeedias alustasin, siis oli seda tasuta nõustamist väga palju. Nüüd ma tõesti
Põhifookus on hetkel kehakaalu langetamine, tervist toetav toitumine, kogu see pool, et ma pigem tegelen emadega, naistega, et see on minu nii-öelda lemmikteemad, kuna ma ise langetasin nii palju kehakaalu, ma tean, et me ei pea nii palju piirama, me saame hoopis teisiti sellele läheneda. Aga need toiduallergiatega imikud, et kui keegi otse kirjutab mulle ja ta oskab mulle kirjutada, et siis ma tõesti olen nõustanud. Alguses siis nii-öelda lühidalt, kui ma saan üldiselt vastata, siis ma loomulikult sellest taha ei küsi. Kui aga tahetakse rohkem süvaanalüüsi, et ma aitaks leida selle triggeri, et neid nõustamisi ma olen küll teinud, aga jälle üksikuid, et ma otseselt ei reklaami seda. Tõesti, kui ma sinu sotsiaalmeediat läbi kammisin, siis põhimõtteliselt ei olnud seal tegelikult sellele mitte ühtegi viidet. Et kuidas need naised sind leiavad siis või need, ma ei taha öelda naised, sest tegelikult ju isad on ka lapsevanemad ja ma kujutan, et kindlasti ka isad pöörduvad ja ütlevad, et lapsel on midagi sellist, kuigi üldiselt ikkagi naine toidab rinnaga, aga vahet ei ole ju, kes pöördub. No mina olen rohkem emadega suhelnud, et tõesti isa, emad tavaliselt kaasavad, et kui me oleme teinud nõustamise asju, et siis on ikkagi, et emad räägivad ka läbi või kui ma olen aidanud ka imiku lisatoiduga alustamisel, et kuidas seda turvaliselt teha, eks ole, et sellisel juhul olen ka mõlema vanemaga koos rääkinud. Ma olen teinud Facebooki grupi imikud toiduallergiad, et selle ma tegin nüüd oma teise lapse ajal, sest ma mäletan, kuidas ma esimese lapse ajal soovisin, et oleks koht, kuhu kirjutada ja lihtsalt küsida, aga meil Eestis ei olnud seda gruppi, on hästi palju välismaa gruppe, et nendes ma olen piilunud, aga Eestis jälle ei ole ja siis pole kuskil jagada ja siis ma tegin seekord ise. Et jälle see väga suur ja aktiivne ei ole, et, aga sinna ma postitasin ka mingid toidupilte, mida ma sõin, et mida katsetada. Ja seal on ka mul üks ämmaemand ja teised toiduallergiatega emad, kes on ka jaganud, kas siis küsinud midagi või siis on jaganud enda kogemusi või lehekülgi, kus saab infot otsida. Et minu jaoks on hästi oluline tõenduspõhisus, et see oleks päriselt ka nii, et mulle et see on ka jälle nii, kõik need tervise- ja toitumisteemad on alati sellised väga riskivaldkonnad, et siin on väga palju võib-olla hirmutamist või väärarusaama, et ja minu jaoks on see tõenduspõhisus väga oluline. Kas allergiat või toidutaluvutust on võimalik kuidagi ennetada või välja ravida? No ravi poole pealt ma tean, et tänapäeval, vähemalt kui ma nüüd ise oma pojaga käisin allergoloogi juures, eks siis meile pakuti, et kui ta saab 5-aastaseks, et me võime mõelda immuunravi peale, et see pidi olema hea just õietolmuallergiate korral. Välja ravimisest ma muus osas ei tea, et me saame selleks, et siis laps, kui me räägime just imikute poole pealt, siis me tahame seda allergeeni maha võtta, aga me tahame seda mingi taas tutvustada, et ta saaks selle taluvuse. Kui me räägime allergia riskifaktori vähendamisest, siis tegelikult on leitud, et muna- ja maapähklite varajane tutvustamine suu kaudu just, lapse suu kaudu, et tema saab selle enda seedetrakti, aitab vähendada neid allergiaid. Et ta immuunsüsteem siis tunneb selle ära, et aha, see ei ole ohtlik, on ju, sellele me ei pea reageerima. Et selliseid asju me saame teha. Ehk siis see varajane allergeenide tutvustamine on vägagi õigustatud, et kui vahepeal mõni perearst võib öelda, et ära seda anna, et see ei ole tegelikult õige, et me ei tohiks neid allergeene siis anda, kui tõesti lapsel esineb reaktsioon, aga me ei peaks mingeid asju piirama lihtsalt niisama. Et see on võib-olla selline oluline faktor, millega me saame ennetada allergiaid, et see ei esineks nii palju, sest me näeme tegelikult, et maapähkli allergia on tõusuteel, miks see on nii, sest kõik väldivad, eks ole. Et tegelikult see varajane tutvustamine ja raseduse ajal või enne rasedust me tahame võimalikult tervist toetavad olla, aga jällegi teise raseduse ajal ma tundsin, et ma teen enda poolt kõik, ma hoolitsen enda soolestiku tervise eest. Mul oli mõlema lapsega vaginaalne sünnitus, ma mõlemat last imetasin, eks ole, ma enda arust tegin raamatu järgi kõik õigesti, probiootikumid, hapendatud toidud, kõik asjad, aga ikka. Ehk siis võtame selle võib-olla süü poole maha, et nagu mida ma oleks pidanud tegema, me ei saa alati kõike kontrollida ja me lihtsalt peame leidma selles olukorras parima lahenduse, mida ma saan teha. Kas on ka selline võimalus, et kui ütleme, kui imiku ajas, kui laps saab rinnapiima, siis näiteks tal on, ma võtan jälle suvaliselt, eks ju, maasikate vastu allergia, aga samas näiteks, kui ta hakkab näputoitu sööma, siis ei ole?
See on jällegi see, kas ma olen sellest allergeenist näiteks pausi teinud vahepeal, et võib-olla mingi aja jooksul, näiteks oleme paar kuud teinud pausi ja siis ma taas tutvustan seda ja selleks ajaks on ta siis nii-öelda välja kasvanud sellest, et ta enam ei reageeri sellele. Et tegelikult seda me ju näeme muna ja piima puhul ja noh, ma rääkisin enne köögiviljadest, millele mu poeg ja tütar mõlemad või pähklid seemned, millele nad on reageerinud, aga nad kasvavad välja sellest ja ka me tahame korraks seda pausi teha, et see immuunsüsteemis see põletik organismis läheks alla, korra teeme pausi, las ta paraneb ja siis näiteks 6 kuu pärast proovime uuesti. Et siin, mida allergoloogid soovitavad, mida mina ka siis oma pojaga käies sain, oli väga oluline tööriist, on piima ja muna redel. Ehk siis kuidas hakata tutvustama neid allergeenseid toite. Ongi see, et ma alguses kuumtöötlen nad võimalikult ära ja siis aina vähem töötlen ja sellega siis ma näen, et võib-olla ta näiteks muffini peale ei reageeri, aga omleti peale reageerib. Et see tähendab seda, et ma pean selle lihtsalt võimalikult palju ära kuumutama, sellega selle tolerantsuse tekitama, tutvustama organismile ja siis sealt minema vaikselt. Ja noh, muna puhul on üldse see, et nad enamasti reageerivad muna valgele ja muna kollane on siis vähem allergeensem. Et siis me saame ka hakata vaikselt nii-öelda treenima seda, et natukene munakollast ja siis natuke rohkem aga need treenimised on vajalikud siis, kui on esinenud reaktsioon ja olenevalt siis sellest, kui tõsine see reaktsioon on, kas me peame tegema seda koos tervishoiutöötajaga või mitte. Siis kui lapsed hakkavad näputoitu või noh, üldse tahket toitu sööma, siis öeldakse ka, et paku ühte asja korraga ja noh, niimoodi, eks ju, vaikselt tutvusta. Aga samas, kui mingitel asjadele laps juba ei ole reageerinud rinnapiima süües, siis võiks ju ka nagu arvata, et noh, tal ei ole selle vastu allergiat, aga samas, kui sa ütlesid ka, et erinev selline töötlemise või kuumutamise aste, eks ju, et siis noh, ongi, et kui mina olen muna söönud ja rinnapiimal lapsel ei ole sellega midagi olnud ja noh, ma annan talle siin, ma ei tea, koogel-moogelit kohe, et siis ikkagi võib juhtuda, et tal ju selle vastu, eks ju, on allergia. See on jälle selline asi, mida mina ei ole näiteks kunagi kuulnud, et ma arvasin, et noh, muna on muna ja vahet ei oleks ju, kuidas ta valmistatud on. Ja, sest et me reageerime sellele valgu osakesele, me ei reageeri tervele sellele nii-öelda toiduvalgule, vaid seal on mingi osa sellest, millele meie keha võib reageerida. Ja sellepärast see kuumtöötlemine, kõik see aitab seda vähendada. Ja kui ma olen seda ise söönud, siis siin on see erisus, et kas see osa just, millele laps reageerib, see valgu osake, kas see on nimendunud rinnapiima. Ja siin on jälle see, et kas ma sõin rahulikult, kas ma mälusin ilusti, kas mul on see vedeliku piisav tarbimine, et kui mul on keha dehydratsioonis, kui ma tarbin võib-olla kohvi palju, kui mul on kõrgenenud stressitase, siis see kõik suurendab meie soolestiku läbilaskust, nii et see kõik jõuab meie rinnapiima rohkem. Et siin, sellepärast ongi need toiduallergiad nii keerulised, et nii palju asju mõjutavad neid. Ja see on minu arust täpselt see, millest just nagu väga palju ei räägitagi, et noh, öeldaksegi, et sul kas põhimõtteliselt on allergia või ei ole, aga samas siis mingi väikese kokkupuute peale võib ikkagi, eks ju, tulla, kuigi sa arvad, et sul pole kunagi seda olnud. Ja see on ka see, et sa võib-olla 1 korra annad, ei teki reaktsiooni, annad 2 korda, 3 ja alles 4. kord tekib mingi reaktsioon. Et siis alles keha on mingi, et okei, nüüd see vist on ohtlik, mulle ei meeldi see ja nüüd ma panen nüüd häirekellad tööle ja siis tekibki mingi reaktsioon. Ja millal siis nii-öelda on põhjus, kuna ma ka esmaabiõpetaja, et hästi palju on seda poolt ka, et millal ma siis pean kiirabi kutsuma, et tavaliselt need eluohtlikumad reaktsioonid avalduvad suhteliselt kiiresti, et seal esimese tunni jooksul, et võtta seda ärevust võib-olla maha, et sa pead lapse lõunauinaku ajal teda käima kohe kontrollimas, et see suurest ilmust, et me tahame neid allergeene tutvustada päeva esimeses poolest tõepoolest, aga niisugused eluohtlikud reaktsioonid on ikkagi üpris kiiresti tulema. Selle eluohtlikkuse peale tuleb kohe jälle see tunne, et peaks iga asja andmisel nagu valmis olema, et tuleb, aga vist põhimõtteliselt peakski või? Ma ei taha seda ärevust ka tekitada. Et ei ole tegelikult nii, et kui me juba näeme imetades, et laps reageerib mingitele asjadele, et siis me võtame selle maha ja alustamegi väikeste kogustega, vajadusel suurendame, et me ja tõesti, ongi mingid näopiirkonda tursed, et tekib seal huuleturse, silmade turse, hingamine läheb vilisevaks, et siis me tõesti kutsume 112 ja kiirabi tuleb ja aitab, Et aga enamasti
ma ei ole väga kuulnud sellistest eluohtlikest reaktsioonidest, nii palju, kui ma olen väga palju koolitusi teinud, ikkagi väga paljude emade ja lapsevanematega suhelnud, õpetajate, kasvatajatega, et just see väikelapsed on hetkel minu fookuses rohkem. Ma mäletan, et kui minu laps hakkas sööma sellist päris toitu, siis vist oli küll niimoodi, et maapähkli või oli selline, ja äkki maasikad ka, mis öeldi, et tõesti hästi vähe korraga, et miks just need ja mis toiduained veel siis sellised on, mille kohta nagu öeldakse, et hästi tasapisi võiks tutvustada? Ma ei oska öelda, miks maasikate koha pealt. Võib-olla ei olnud maasikad, maapähkel või see maapähkli või kuidagi või pähklid üldiselt oli päris kindlasti selline, et... No see on see, et me näeme täiskasvanute peale, et kala ja mereannid ja pähklid on sellised eluohtlikumad, mis võivad tekitada anafülaktilist reaktsiooni, et mida me anafülaksia all mõtleme, on tegelikult see, et mitme organsüsteemi reaktsiooni allergeenile, aga miks see siis nii ohtlik ongi see, kui meie kõri reageerib ja siis tekib see kõriturse. Et see on see ohtlik pool. Et ongi see koguselt, et kui ma hakkan iga korraga suurendama, et siis ma ei annaks talle kohe esmakordselt, ma ei tea, supilusika täis maapähkli või et siis ma saan, võib-olla see ehmatab ära organismi, eriti kui seal on mingi foon juba all, eks ole, mida me ei tea, et siis sellepärast, et hakata väikeste kogustega suurendama. Et kui ma annan väikse koguse, siis ongi see, et see keha üldse ei pruugi reageerida sellele või siis ta mingit harjub sellega, et okei, et see ei ole ohtlik, et see on okei, et seda lubame. No millised müüdid võib-olla on allergiate ja toidutalumatustega seotud, millega sina kokku puutud? No tatradieeti ei pea tegema, et ei pea loobuma imetamisest, et ja kõiki allergeene ka ei pea vältima, et seda poolt kindlasti ja see, kui kaua see allergeen meie kehas on, et ei pea nädalate viisi seal dieedil olema, et aru saada, kas see on see põhjustaja. Võib-olla see on need ja need gaasilised asjad ka, et ma ei tea, ei tohi seal kapsast asju süüa, et muidu seal lapsel on gaasid asjad, et see ka ei ole, et tegelikult nii. Et kui me tahame vähendada siis köögivilja koormust enda seedesüsteemile, siis alati kuumtöötlemine on hea mõte. Ja võib-olla millele veel värskeid emasid suunata on see, et hästi palju aitab kaebuste korral see, kui me pakume beebile toetust tema häda tegemisel. See on see, mida ma avastasin enda jaoks teise lapsega ja millega me tegelikult paljud seedevaevused, kõik need gaasid, asjad, sain sellega aidata teda, kui ma panin ta lihtsalt õigesse asendisse, saitsin tal kaka teha poti kohal siis. Et minu jaoks ma mõtlesin, et need on mingid uhuu-emmed või mingid öko-emmed, kui ma sellest esmakordselt lugesin, ma mõtlesin, et kujutasin ette enda jaoks, see oli minu jaoks nii imelik ja võõras, aga kui ma päriselt nägin, et okei, et aga ta gaase on palju vähem, ta kakabki nii, et ta kakab ühe korraga seal ära, et jah, me küll olime seal, ma ei tea, 10 minutit võib-olla hoidsin teda krõnksus jalgadega seal poti kohal, aga ei olnud mingit puuksutamisi, ta ei olnud mingi seljani täis mingit kakat, eks ole, et ongi meie loomulik asend ju olla püstisemas asendis, gravitatsioon, et kõik see nagu väljaheide saaks väljuda. Et võib-olla ka selliseid asju, et võib-olla see ei ole gaasid, võib-olla see ei ole toiduallergia, võib-olla see on see, et tal on ebamugav selles asendis enda häda teha. Lii, aitäh sulle, oli väga põnev. Ma loodan, et kõik kuulajad, kes tahavad nüüd saada natukene abi sel teemal, kui arstid ütlevad, et kõik on hästi, siis võivad sulle sinna DM-i tulla. Ikka võib, ma rõõmuga suunan ja ma tõesti unistan, et meil oleks koht, kliinik, kuhu pöörduda. No sa pead ära tegema selle siis. On juba mõte kuklas. See on mul nii-öelda seedind, aga kuna mul kõik teadmised endal puuduvad, et kõiki neid asju nii-öelda teha, et siis ma veel unistan, see on mu unistus veel. No aega on veel selleni ka. Aitäh sulle tulemast. Aitäh kuulamast. Kuula Beebipalavikku üle nädala neljapäeviti Spotify'st, iTunes'ist või kust iganes oma podcastid leiad.